Lugupeetud akadeemia president, head kaasakadeemikud, head akadeemikukandidaadid, kolleegid, külalised, kõik, kes jälgivad meid veebi vahendusel. Minul on siis tõesti suur rõõm ja au modereerida tänase akadeemiku kandidaatide konverentsi esimese päeva esimest poolt, ehk siis tutvustada ja sisse juhatada akadeemiku kandidaadid, kes on esitatud humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna 3 vakantsele kohale. Me alustame innovatsiooniuuringute akadeemiku kandidaatide tutvustustega. Meil on kokku sellele kohale 4 kandidaati. 3 neist loodetavasti esinevad täna siin ruumis ja 1 kandidaadi puhul loodame me luua videosilla ning tema käest on siis võimalik peale tema esitlust küsida ka küsimusi. Innovatsiooniuuringud, kust tuli selline idee kuulutada välja akadeemiku vakants selles valdkonnas. Me räägime väga palju innovatsioonist ja sageli ma arvan, et paljud tegelikult ei mõista päris täpselt isegi selle mõiste sisu, rääkimata sellest, kust see tuleb, kuidas seda saavutada, mida me peaksime tegema ühiskonna ja riigina selleks, et tõepoolest innovatsioon meie riigis õitseks ja kasvaks. Ja täna on meil siis väga meeldiv võimalus kuulata 4 erineva suurepärase Eesti teadlase nägemust innovatsiooniuuringutest ja seda väga erinevatest valdkondlikest nurkadest. Nii et me alustame professor Indrek Ibruse ettekandega, kes on Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi meediainnovatsiooni professor. Ja professor Ibrus räägib meile kultuuri- ja kommunikatsiooniprotsesside rollist innovatsioonisüsteemides ja kuidas seda uurida. Palun. Head Teaduste Akadeemia liikmed, akadeemikud, head kolleegid. Tavapäraselt, kui räägitakse innovatsioonist, innovatsiooni olulisusest, innovatsiooni uurimisest, siis vaevalt, et peetakse silmas midagi meedia või kultuuriga seonduvat. Mina tahan järgmised 10 minutit kulutada sellele, et osundada siiski teatud seostele, mis minu meelest on päris olulised. Aga et veidi seda 10 minutit kuidagi päris efektiivselt ära kasutada, ma leidsin, et hea sissejuhatus kogu sellesse nii-öelda minu lähenemisse on veidi ära rääkida see lugu, kuidas ma ise innovatsiooniuuringute juurde üleüldse jõudsin. Sest päris alguses olin ma ju ikkagi päris tavaline ajakirjanduse ja semiootika tudeng. Ja päris oma semiootika-õpingute lõpufaasis hakkas mulle tunduma, et see meie päris oma Eesti kultuurisemiotika, mida tavapäraselt kasutatakse ju selliste päris suurte kultuurimuutuste uurimiseks ja seletamiseks, seda saab kasutada ka täiesti uute digitaalsete meediavormide esile kerkimise seletamiseks ja edasise arengu seletamiseks samamoodi. Ja täpselt seda ma siis oma magistriõpingute käigus ka tegin ja nende õpingute käigus hakkas mulle siis selle aja jooksul tunduma, et kui me kultuurisemiotikast räägime, siis tegu on põhiolemuselt sellise kultuurilise innovatsiooniteooriaga ja tekkis küsimus, et mis oleks, kui paneks selle paari siis päris selliste majandusteaduslike innovatsiooniuuringutega. Ja seda ma siis asusingi tegema oma doktoriõpingute käigus London School of Economicsis Inglismaal, mis lõpuks kujuneski peaasjalikult selliseks teooriaarendusprojektiks, kus ma üritasin siis koos tööle panna sellise kultuurilise lähenemise ja teiselt poolt ja komplekssusteooria ja teiselt poolt siis sellise institutsionalistliku ja evolutsionistliku majandusteaduse, mis on ju suure majandusteaduse sees sellised peamised viisid, kuidas innovatsiooni uurida. Ja mõnes mõttes kõige edasise kontekstis on ikkagi üsna oluline ka mu tollane case study või juhtumiuuring, milleks kujunes siis mobiilne internet, mobiilne veeb, et kuidas see sellise uue tehnoloogilise vormina üldse kujunes ja mida see tol hetkel arendatud siis interdistsiplinaarne lähemine võimaldas, oli uurida selliseid diskursiivseid praktikaid, dialoogilisi praktikaid erinevate IKT tööstuse allvaldkondade vahel, et kuidas sellises dialoogilises protsessis lõpuks kujundati välja see mobiilne internet, nii nagu ta sellise tehnoloogilise vormina täna on, laias laastus tehnoloogiline alus suurele osale maailma teenuse majandusest praegu.
Aga seejärel, kui ma oma doktoriõpingud lõpetasin, kutsuti mind tagasi Eestisse töötama Tallinna Ülikooli, aga laias laastus oma järgneva 16-17 aasta jooksul olen ma laias laastus arendanud sedasama teoreetilist raamistikku ja juhtumiuuringud on olnud ka laias laastus keskendunud sellise varase faasi uute tehnoloogiliste ja kultuuriliste vormide esile kerkimise seletamiseks ja ka natuke sellise edasiarengu seletamiseks ka. Näidetena võib siin tuua rist- ja transmeediastrateegiaid meediatööstuses, plokiahelate kasutamist samamoodi kultuuritööstuse poolt, laiemat meedia- ja kultuuritööstuse andmestumist, uute andmehaldusviiside arengut, andmestandardite arengut ja nii edasi ja nii edasi. Aga et siiski veidi natukene osundada mõningatele kesksetele mõistetele, mis võib-olla selles minu lähenemises on natuke teistmoodi võrreldes siis päris majandusteaduslike innovatsiooniuuringutega. Ma osutaksin ainult mõnele mõistele kiiresti. Ühest küljest on see natuke erilisem asi fookustähenduste ja tähendussüsteemide esiletõusul, kuidas need tekivad siis läbi dialoogiliste praktikate kultuuri ja ühiskonna erinevate allsüsteemide vahel. Kultuurisemiotikast tuleb samamoodi eeldus, et kultuur põhimõtteliselt on peaaegu lõputult sisemiselt heterogeenne. See on mingis mõttes hea, sest kui mida heterogeensem, mida enam tähendussüsteemi on kultuuris liikmel, seda reageerimisvõimelisem see kultuur ja ühiskond on erinevatele kas arenguvõimalustele, kriisidele või siis erinevatele esile kutsuvatele tekkivatele situatsioonidele, mis tähendab seda, et mida selline lähemine võimaldab uurida, kui valmis ühiskond on üleüldse ennast ümber pöörama vajaduste või võimaluste tekkides. Ja laias laastus see idee on see, et süvendada või võimaldada erinevaid dialoogilisi praktikaid kultuuri, ühiskonna, majanduse erinevate allsüsteemide, allsektorite vahel ja nii edasi ja nii edasi. Teine kommunikatsiooni viis, millele ma ise olen tähelepanu pööranud, on autokommunikatsiooni praktika. Autokommunikatsioonil on kultuuris ja ühiskonnas palju erinevaid olulisi funktsioone, aga innovatsiooniuuringutes olen mina tegelenud sellega, et kui tekivad dialoogilised situatsioonid näiteks erinevate majandussektorite vahel, neil tekib mingi ühisosa, hakatakse jagama teadmisi, tekivad uued innovatsioonivaldkonnad erinevate sektorite vahel, siis kuidas läbi selliste autokommunikatiivsete ehk enesekohaste praktikate läbi, kus luuakse enesekohaseid norme, standardeid, kodifitseeritakse oma tegevusi, siis kuidas see käib, ehk siis antud innovatsioonivaldkond pikas perspektiivis üldse kultuuris, ühiskonnas, majanduses ennast nii-öelda kehtestub. Ja ehk siis mida see laias laastus tähendab, et minu tööde fookus läbi paljude aastate on olnud selline majanduse mesotasand, see mesotasand, fookus mesotasandilt. Mesotasandile tuleb ka mitmete mu kolleegide töödest, kes ennekõike on Austraalias, kes teevad natuke sarnast tööd kultuuriteooria ja innovatsioonimajanduse ühendamisel. See mesotasandi töö on minu jaoks tähendanud seda, et ma olen uurinud, kuidas tööstus ise või tööstuse institutsioonid erinevates valdkondades informatsiooni, erinevaid ressursse vahetavad ja seeläbi jõuavad uute selliste innovatsioonivaldkondadeni. Ma olen konkreetsemalt ise uurinud seda, kuidas audiovisuaalmeediatööstus koos innoveerib siis haridusteenuste sektoriga, turismisektoriga, tervishoiusektoriga ja millised need probleemid, väljakutsed, võimalused sellistel puhkudel on. Aga kui ma räägin ikkagi innovatsioonist meediasektoris või koostööst või informatsioonivahetusest külgnevate sektoritega, olgu see IKT või tervishoid või mõni muu, siis ma ikkagi räägin innovatsioonist sektori spetsiifiliselt. Aga tegelikult mu tänase päeva sõnum on natukene laiem, et meedial ja kultuuril on oma roll ka laiemates niinimetatud rahvuslikes innovatsioonisüsteemides. Ja mida see siis täpselt tähendab, on see, et kultuur organiseerib siis tähendussüsteeme, mida kõik ühiskondlikud organisatsioonid, allsüsteemid kasutavad. Nendes tähendussüsteemide olemusest sõltub see, kuidas informatsioon üldse saab liikuda ühiskonna erinevate allosade vahel. Seda asjaolu on päris kõnekalt minu meelest sedastanud mu head kolleegid, kellega ma olen palju koostööd teinud, John Hart ja Jason Potts. Kultuur loob gruppe, grupid loovad uusi teadmisi ja teadmised on need, mis viivad innovatsioonideni. Ehk siis kultuuril on oluline roll laiemate innovatsioonisüsteemide koordineerimisel.
Ja selle kõrvalt siis päris meedia institutsioon tegemist on ju institutsiooniga, mis on võtnud oma rolliks teabe vahendamise, teabe ringluse laiemas ühiskonnas, erinevate ühiskonnagruppide, kultuuri allsüsteemide, majanduse allsüsteemide vahel. Ja kui meedia seda tööd hästi teeb, siis tal peaks olema samuti teatud selline koordineeriv mõju laiemale innovatsioonisüsteemile. See on teoreetiline väide. Nüüd küsimus on see, et kas me saame seda ka kuidagi tõestada või uurida. Ja sellega ma olen nüüd päris viimasel ajal rohkelt tegelenud. Me oleme oma kolleegidega Tallinna Ülikoolis ja veidi ka väljaspoolt püüelnud päris mitmeid aastaid sellise teadusgrandi poole, mis võimaldaks teha järgmist. Ja nüüd üsna värskelt, üsna hiljuti me Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ka sellise 2-aastase grandi saame, kus me üritame siis uurida meediafunktsiooni kaheses mõttes. Kas meedia on ise koordinatsioonisüsteem, nagu ma just äsja väitsin, ja samamoodi, kuidas ta toimib sellise innovatsioonisüsteemide representatsioonina lihtsalt, nii-öelda modelleeriva süsteemina semiootilises mõttes. Ja me väidan, et mõlemad funktsiooni saab uurida järgmisel viisil. Mida me oleme teinud, me oleme võtnud 20 aastat kogu Eesti meediasisu, eraldanud seal majanduse ja innovatsiooni teemalised artiklid, saated ja nii edasi ja kasutame siis erinevaid tehisintellekti vahendeid, et eristada sealt erinevad majandusest tegutsejad, isikud, institutsioonid, kaldkriips ettevõtted, tooted-teenused, asukohad, majandustegevuse alaliigid, mitmesugused võtmesõnad, mis majanduse kohta käivad ja ühendanud veel, loonud selle põhjal teatud sellise linkandmestatud võrgustiku, tohutult suure ja ühendanud sinna sisse veel ka äriregistri andmed ettevõtete tegevuste ja tulemuste kohta, mis laias laastus on andnud meile kokku siis, või on hetkel andmas kokku sellise uutlaadi viisi, uutlaadi andmestiku modelleerida aastate jooksul sellise niinimetatud Eesti majandust, mis võimaldab meil modelleerida Eesti majandusdünaamikat, viia nad kokku siis see, mida ettevõtted teevad ka sellega, kuidas nad oma asjadest räägivad, kellega koos räägivad, millised on olnud erinevad dialoogilised kontaktid erinevate tegutsejate vahel. Ühesõnaga, see annab meile uue metodoloogilise viisi neid suhteid uurida, aga see võimaldab vastata ka küsimusele, et milline on meedia roll selles koordineerimistöös. Ehk siis väga lihtsalt see hüpotees on selline, kui meedia hakkab rääkima mingisugusest innovatsiooni valdkonnast enne, kui see jõuab majandusstatistikani, siis võib seal olla teatud oluline koordineeriv mõju. Kui ta teeb seda mõnevõrra hiljem või teeb seda vähem, siis tõenäoliselt mitte. Meie hüpotees muidugi, et see sõltub natuke sektorist. Aga see on see, mis hoiab minu tegevuse praegu põnevana ja natuke kirjeldab ka seda minu töökonda uurijana sektori spetsiifilistest innovatsiooniprotsessidest olen ma jõudnud siis selle küsimusena, kuidas meediakultuur üleüldse laiemas rahvuslikus innovatsioonisüsteemis osaleb. Suur tänu! Suur tänu, professor Ibrus, ja meil on nüüd aega küsimusteks. Ja aitäh väga huvitava ettekande eest. Ma küsiksin, et Eesti innovatsioonisüsteem on suhteliselt nagu uus. Kas teil on plaanis võrrelda Eesti innovatsioonisüsteemi, ma mõtlen just seda kommunikatsiooni ja innovatsioonisüsteemi interaktsiooni võrreldes mõne nagu väga eduka riigiga? No esiotsa meil ei ole sellist võrdlevat tegevust plaanis, aga loomulikult kui me selle asja niimoodi tööle saame, siis me potentsiaalselt oleme uhked ka selle meetodi üle või et kuidas me seda oleme teinud. Mis tõenäoliselt muidugi, et kui me selle tööle saame ja seal on mingid nagu reaalsed tulemused, siis loomulikult oleks järgmine samm liikuda mõne teise riigi vastava andmestiku poole. Sest mingis mõttes on see ju lihtne. Et jällegi, meie pöördusime Eesti Rahvusraamatukogu ja Tigari poole, loomulikult saime me lisasisu ka erinevatelt meediaettevõtetelt, näiteks Äripäeva kogu 20 aastat tegevust või siis Eesti Rahvusringhäälingu 20 aastat sisu. Aga kui me saame juurdepääsu sarnastele andmetele, siis loomulikult oleks seda põnev teha ka muude riikide põhjal ja neid siis võrrelda. Ma arvan, see oleks tehtav, aga ma arvan, see jääb mõne aasta kaugusele. Niisugune küsimus veel, et millisena te näete oma rolli akadeemias järgmiste aastate jooksul, juhul kui teid valitakse? No sellise enesekiitmise töö on mõnevõrra keeruline, aga ma olen ju olnud ikkagi päris interdistsiplinaarne tegutseja
kultuurisemiotika, meediauuringud, innovatsioonimajandus ja viimastel aastatel on sellele lisandunud siis andmeteadus, võrguteadus ja ka mingis mõttes arvutiteadus. Ja eks ma tegelikult olen oma uurimisgruppide sees ja vahel selline suhteliselt nagu tõlketöötaja või et tõlgin uurimisküsimusi, metoodikat ja kaasavaid võimalusi pidevalt erinevat laadi episteemiliste kogukondade vahel, et see on olnud kohati päris raske, aga mõned oskused on praeguseks juba tekkinud, et ma näen oma rolli ja selliste interdistsiplinaarsetes keskkondades vahendajana, tõlketöö tegijana ja nii edasi. Ja teisest küljest, eks ma ju olen lisaks päris akadeemilisele tööle olnud päris rohkelt antud juhul siis Kultuuriministeeriumi aastate jooksul erinevates allvaldkondades nõustanud, kohati ka Majandusministeeriumi ja tegelikult teinud koostöö oma valdkondlike ettevõtetega, selline koostöö dialoogipidaja, akadeemia, ülikoolide ja siis erinevat laadi muude institutsioone, olgu need valitsusasutused või ettevõtted, seda ma olen teinud ja küllap ma jätkaksin seda tegemist siis ka akadeemia koosseisus. Suur tänu ja akadeemik Marek Tamm. Me korraks mõtleme, kas selles sinus mudelis teadus on osa kultuurist või ta on veel omaette mingi innovatsioonisüsteem ja kuidas sa näeksid selles mudelis siis teaduse rolli rahvuslikus innovatsioonisüsteemis? Jaa, see on väga hea küsimus. See, mida ma justkui olen üle aastate väitnud, eks ole, et on kunstid ja teadus, kultuur on kaks erinevat ja mõlemad väga olulised teadmiste loomise viisi. Su küsimus oli, et kuidas teadus osaleb selles innovatsioonisüsteemis. Teadusel on muidugi, ma arvan, et enamus siin kolleegidest innovatsioonijuurid teavad seda, et see, kuidas teadus on sidestatud ülejäänud muu majandusega, sellest sõltub laiast laastus innovatsioonisüsteemide edukas ja hea käekäik ja kasv ja areng. Selles ei ole küsimustki. Ma arvan, mingis mõttes on võib-olla just huvitav küsimus see, et kuidas teadus panna mingisuguse dialoogilise situatsiooni mingite kultuuri allsüsteemidega, muude tähendusloome süsteemidega, ka meediaga, eks ole, kui teadmusvahendajaga. Et siin, ma arvan, on suur potentsiaal, võib-olla ka tegemata tööd. Nii et jällegi, kui mingis mõttes on küsimus selles, et mida mina kaasa tooksin või mida ma oskaksin teha või millele ma oskaksin tähelepanu juhtida, siis tõenäoliselt on need seda laadi ühendused, seda laadi dialoogid, teadmusülekanded. Suur tänu, akadeemik Varblane. Pigem üks kommentaar, sest me täna siin räägime veel pärast palju innovatsioonist ja ühe termini osas mul on selline ettepanek, et siin praegu kasutati ka sõna rahvuslik innovatsioonisüsteem. See tegelikult on põhimõtteliselt ikkagi riigi innovatsioonisüsteem. See sõna national siin ei ole rahvuslik, see on riik. Ühe riigi piires, selle riigi ettevõtlus, selle riigi haridus, kõik need süsteemid ja me võiks kasutada ikkagi terminit riigi innovatsioonisüsteem. Kuidas ma olen sellega täpselt nõus, et olgem ausad, see 10 minutit, mis seal kõnelemiseks on antud, on üsnagi keeruline, üsnagi kitsas, mistõttu ma kodus ikkagi harjutasin läbi. Ma panin tähele, et kui ma hakkasin seda rääkima, siis ma alguses rääkisin riiklikest innovatsioonisüsteemidest või riigi innovatsioonisüsteemidest, mingil hetkel ma parandasin ennast, aga enamasti on meil eesti keeles räägitud rahvuslikest innovatsioonisüsteemidest. See on riigi. Ja ma saan aru, et ühesõnaga ma arvan, see on päris sisuline ja päris õige märkus, jah. Et mingis mõttes me peame läbi arutama ka innovatsiooniuuringute kontekstis sellised, kuidas me mõisteid kasutame. Näiteks mina olen kogu aeg enda käest küsinud ka seda, et kas ma räägin evolutsioonilisest või evolutsionistlikust. Mulle on meeldinud see viimane variant, aga jällegi me ei ole neid termineid kokku leppinud. Siis kuskil aasta 2020 hinnati Eesti teadust ja innovatsioonisüsteemi. Jäeti raport, mille nagu tuntakse seda raportit kui Arnold ja Makarovi raport. Ja selles raportis tegelikult väidetakse, et Eesti riigil puudub innovatsioonisüsteem. Kuidas olukord täna on?
no ma arvan, see küsimus on pigem selles, et kas ta on piisavalt kvaliteetne, kas ta on piisavalt efektiivne või mitte. Mingis mõttes innovatsioonisüsteem toimub alati, sellepärast ettevõtted, valitsusasutused ja nii edasi ikkagi vahetavad ressursse, vahetavad informatsiooni ja mingil määral alati. Küsimus on selles, kui efektiivselt seda tehakse. Kas kõik vajalikud institutsioonid on alati paika seatud. Nii et ma arvan, et pigem tuleb igal ajahetkel üle küsida seda, et kui hästi see koordinatsioonisüsteem seal sees toimub, kuidas teadmisi ja muid ressursse, inimressurssi, oskustöötajaid vahetatakse, millised on väärtusahelad selle süsteemi sees ja siis seda olukorda iga kord uuesti hinnata, et mis seal on puudu, mis seal on veel juurde vaja ja nii edasi. Aitäh. Need on kui innovatsiooniuuringud umbes niimoodi, et vaatame, kuidas on senini olnud ja kirjeldame ja paneme seda mingisugusesse teoreetilisse raamistikku, eks. Aga ma küsin selle poole pealt, kus kõik me tahame, et oleks ettevõtted hästi innovaatilised, kõik ülikoolist väljuvad üliõpilased kõikidel erialadel oskaks innoveerida. Mida me peame tegema selleks, et olla innovaatilised ette või millised need juhised, kuidas sa õpid olema innovaatiline ja kuidas sa õpetad inimesi, hakkake innovaatilisteks? No mingisugune standardne vastus on ju siin see, et õpetame tudengitele rohkem ettevõtlikkust, aga ma läheksin võib-olla siin sellele küsimusele vastades päris oma eriala juurde. Ma ikkagi tegelen, minu tegevusala on meedia ja kultuur ja selles kontekstis olen ma ju ikkagi päris süsteemselt esile tõstnud seda, kuidas kultuurikeskkonna kvaliteedis sõltub ka see, et kui reaktsioonivõimeline ühiskond tervikuna on, kui hästi ta tunneb erinevaid alternatiive, kui hästi ta tunneb erinevaid andmeallikaid või kuhu poole pöörduda informatsiooni vajaduse korral, kui dialoogiline ühiskond on niimoodi, et nad erinevad teadmusgrupid on alati võimelised informatsiooni, arusaami, ettekujutusi vahetama. Nii et see osa innovatsioonisüsteemist on minu veide, on samuti oluline. Ja tavaliselt majandusteaduslikes innovatsiooniuuringutes võib-olla millest alati ei räägita ja millest alati ei mõelda. Nii, ma arvan, et suur tänu kõigile väga toredate küsimuste eest, suur tänu professor Ibrusele ettekande eest. Ma ütleksin siia lõpetuseks ainult nii palju, et kui palju inimesed teavad ja kus nad seda informatsiooni otsivad, siis eelmisel talvel viidi läbi üle-eestiline uuring Eurobaromeetri käigus, kus küsiti Eesti inimeste käest, et kui hästi nad on kursis erinevate teadussaavutustega ja erinevate uuendustega ja Eesti rahvas üldjuhul arvab, et nad eriti hästi ei tea suurt midagi, nii et meil selles mõttes on kindlasti kõigil veel arenguruumi. Nii et suur tänu!